Tere, mina olen Josh ja need on Tšernobõli müüdid. Kõik usuvad neid endiselt, isegi sina. Number 50. Inimesed kogunesid surmasillale, et vaadata, kuidas reaktor 4 plahvatab. Surmasild on päriselt olemas. See asub 1,2 kuni 1,9 miili kaugusel Tšernobõli tuumaelektrijaamast. Taeva poole paiskus radioaktiivne valguskiir, kuid rahva hulka, kes plahvatust vaatas, ei olnud olemas. Inimesed ei lahkunud oma korteritest, nad magasid. Irgus ei tapnud ühtegi 50 000 elanikust, keda jaama ei kutsutud, vähemalt mitte kohese ägeda kiiritusmürgituse tõttu. Sild ei meelitanud rahva hulka, kuid ööl olid mõne jaoks tõelised tagajärjed. Number 49. Kõik Tšernobõli lähedal viibinud inimesed surid kiirguse tõttu koheselt. Autor Svetlana Aleksijevitš, kes kirjutas raamatu Tšernobõli palve, intervjueeris paljusid linnaelanikke. Nad ei surnud, kuid mõned kurtsid peavalu ja metallimaitset suus. See oligi kõik. Tõsisemate tagajärgede jaoks pidid see olema palju lähemal, kuid tuletõrjujate jaoks oli olukord isegi hullem, kui enamik inimesi arvab. Ljudmila Ignateko, tuletõrjuja Vassili Ignateko naine, ütles, et enne kui tema abikaasa kiiritushaigusse suri, tõristis ta mehe kätt ja see oli vaevu midagi muud kui luu. Ljudmila ütles, et tükid tema kopsudest ja maksast tulid suust välja. Ta lämbus oma siseorganite tõttu. Kõik ei mõjutanud see samamoodi ja katastroofi ulatus oli sügavam, kui enamik arvas. Number 48. Katastroof oli ettearvamatu. Katastroof ei tulnud tühja koha pealt. Inimesed kipuvad arvama, et see tuli ootamatult, kuid Nõukogude võimud teadsid, et nad võtavad väga suuri riske. Reaktori operaatorid olid kogu aeg stressis, juba oli olnud mitu napikat. Nii et 1980 aastal viisid Nõukogude võimud läbi salajase uuringu reaktori kohta. Nad leidsid, et oli olnud, tsiteerin, 9 suurt konstruktsiooniviga ja termohüdraulilisi ebastabiilsusi, mis õõnestasid ohutust. Uurijad jõudsid järeldusele, et küsimus polnud selles, kas midagi läheb katastroofiliselt valesti, vaid millal. Konstruktsioonivigu ei üritatudki parandada. Operaatoritele ei antud isegi hoiatust, et need vead võivad katastroofi korral muuta nad elavateks laipadeks. Töötajad ei teadnud riske. Riskid olid teada, kuid infot hoiti rangelt kontrolli all. Number 47. Nõukogude Liit kasutas 3 Mile Islandi õnnetust propagandaks. 1979 aastal seisis USA silmitsi omaenda tuumahirmuga 3 Mile Islandil. Võiks arvata, et Nõukogude võim kasutab seda lugu propagandaks. Nad ei teinud seda. Uudiseid tsenseeriti tugevalt. Ametnikud ei tahtnud, et keegi arvaks, et tuumaenergia on midagi muud kui rahumeelne ja täielikult kontrolli all. USA võimud tegid midagi sarnast, lihtsalt mitte täielikku tsensuuri. Siiski ei lasknud Nõukogude võimud seda hetket täiesti raisku minna. Vähemalt väitsid nad, et 3 Mile Islandi õnnetus tõestas, et kapitalism ei suuda tuumaelektrijaama juhtida. Isegi kui Nõukogude võimud vaikisid, levisid lood katastroofist nende piiridest kaugemale. Number 46. Läänemeedia kujutas Tšernobõli täpselt. 2014 aastal avaldas saade 60 Minutes programmi nimega Tšernobõl, katastroof, mis ei lõppenud kunagi. Ekspert, kes kirjutas veebilehele Atomic Insights, ütles, et see saade polnud mitte ainult propagandistlik või tuumaenergia vastane, vaid ka Venemaa vastane. Läänest on palju näiteid võltsitud või moonutatud uudistest Tšernobõli kohta. Nõukogude võim ei teinud endale teeneid, kui nad infot varjasid. Venelased lubasid oma versiooni. Seda nimetati patriootlikuks, seega võis see olla moonutatud. Teated ja kuulujutud annavad inimkaotustest segase pildi. Number 45. Tuhanded surid kohe. Kohe pärast katastroofi teatas United Press International, et hukkunuid oli 2000. Pentagon väitis, et toimus teine tuumasulamine. Mõlemad väited olid valed. Reaktori plahvatamisel hukkus vaid 2 inimest. Veel 28 inimest suri 3 kuu jooksul ägeda kiiritussündroomi tõttu. Järgneva 10 aasta jooksul suri veel 11 inimest. Teatatakse, et saastunud piirkondades kasvas vähijuhtumite arv. Hinnangute kohaselt võib selle tagajärjel lõpuks surra umbes 4000 inimest. Teised hindavad selle arvu vahemikku 16 000 kuni 93 000. Teisisõnu, keegi ei ole pikaajaliste tervisemõjude osas tegelikult ühel meelel. Hirm levis kaugele väljapoole vahetut piirkonda, mõjutades otsuseid ootamatutel viisidel. Number 44. Kiirgus põhjustas massilisi aborte üle kogu Euroopa. On tõsi, et mõned inimesed hakkasid rasedusi katkestama, kuid seda ajendas hirm. Taanis, kuigi kiirguse tase ei kujutanud sündimata lastele olulist ohtu, suurenes siiski lootekaotuste arv. Abortide määr kasvas ka mujal. Rootsis, Norras, Lääne-Saksamaal, isegi Ühendkuningriigis ja mõnes Prantsusmaa piirkonnas täheldati raseduse katkestamiste arvu kasvu. Hinnanguliselt võis kogu Euroopas olla 100 000 kuni 200 000 liigset aborti. Mured raseduse pärast olid laialt levinud, isegi kui teadus seda ei kinnitanud. Number 43. Kiirgus põhjustas laialdasi sünnidefekte.
Levis laialdane hirm, et lapsed võivad saada mitte ainult varajast vähki, vaid ka sünnidefekte. Inimesed kujutasid ette sarnaseid mõjusid nagu väiksed või suured pead ja väärarengutega silmad, mida nähti Jaapanis pärast aatomipommide heitmist või mõne Venemaa ja USA tuumakatsepaiga lähedal. Hiljutises USA riiklike terviseinstituutide väljaandes kirjutasid teadlased, et nad ei leidnud, tsiteerin, mingeid tõendeid selle kohta, et Tšernobõli õnnetusest tingitud kiiritus oleks põhjustanud geneetilisi muutusi, mis kandusid edasi lastele. Radioaktiivne saaste põhjustas mitmeid kummalisi lugusid, sealhulgas mutante puudutavaid. Number 42. Mutantsed loomad ja inimesed on olemas. Lood mutantkoletistest ja metsikutest koertest, kellel on koerlikud supervõimed, ei vasta päris tõele. On tõendeid, et saastunud aladel elavad loomad kannatasid suurema kasvajate ja sünnidefektide esinemissageduse all, kuid keelutsoonist on saanud metsloomade varjupaik. Väidetavalt on hunte 7 korda rohkem, kuid samuti on suurenenud ilveste, piisonite, põtrade, hirvede, metsigade ja karude arvukus. Vaatamata kuulujuttudele on mõned piirkonnad üllatavalt vastupidavad. Number 41. Keelutsoon on täielikult elamiskõlbmatu. Pärast katastroofi lõid Nõukogude võimud 19 miili laiuse keelutsooni ümber tuumajaama. Seal asusid varem 2 suurt linna ja umbes 100 küla või talu. Mõned seal elanud inimesed ei tahtnud sugugi lahkuda. Näiteks Hanna Zavarodnaja, kes peitus, kuid üks sõdur leidis ta üles ja käskis tal asjad kokku panna ning lahkuda. Ta vaatas talle otse näkku ja ütles, tulista meid maha ja kaeva haud, muidu me jääme siia. Pärast seda, kui sõdur oli talle ohtudest rääkinud, vastas ta, kiirgus mind ei hirmuta, nälg hirmutab. Tõenäoliselt oli tal õigus. Elu ohtlikus tsoonis polnud nii hirmus, kui me arvata võiksime, ja elutsoonis ei jäänud täiesti seisma. Inimesed käisid ikka tööl. Number 40. Kõik tsooni töötajad on äärmiselt ohus. Niinimetatud võõrandustsoonis töötab umbes 2400 kuni 3000 inimest. Nad töötavad vahetustega, hooldavad suletud reaktoreid ja tagavad, et kõik püsiks korras. Enamik neist on teadlased ja tehnikud, kuid mõned on kokad, meditsiinitöötajad ning mõned rahvuskaardi liikmed. Nad käivad tavaliselt tööle rongiga ja tulevad õhtul tagasi. Kuid kui Ukraina sõda algas, pidid mõned neist jääma kohale. Ausalt öeldes ei tundus eriti lõbus. Isegi mahajäänud loomad olid selle loo osa viisil, mida vähesed ootasid. Number 39. Hulkuvad koerad on radioaktiivsed koletised. Pärast katastroofi saatsid Nõukogude võimud mehed tapma mahajäänud lemmikloomi. Elanikeele oli öeldud, et nad saavad mõne päeva pärast tagasi tulla ja oma koerad kaasa võtta. Seda lubadust ei täidetud. Mõned koerad jäid ellu, süües prügi ja kasutatud mähkmeid. Dogs of Chernobyl veebilehe andmetel elab seal täna umbes 500 hulkuvat koera, kellest paljusid toidavad töötajad. Neil ei ole helendavaid silmi, kuid mõned on kokku puutunud marutõvega, kuna piirkonda on tulnud palju uusi metsloomi. Hoiatustest hoolimata tõi uudishimu kohale ka võõraid. Number 38. Turistid ja uurijad on surmavas ohus. Varem oli seal õitsev turismitööstus. Võiks arvata, et keelutsoonis ringiliikumine on ohtlik. Tegelikult ei ole. Vähemalt mitte päriselt. Võisid isegi ööbida hotellis, mis asub Tšernobõli linnas endas, või minna uitama Valgevene saastatud radioaktiivsetesse metsadesse. Üks seiklusimuline uurija leidis mahajäetud maju ja vanamehe nimega Kolja, kes näis elavat viina ja leivapurude peal. Tahad teada saada šokeerivat tõde Tšernobõli ja teiste katastroofiliste õnnetuste kohta? Pane like, jaga ja telli kanal. Meil on hämmastavad lood sellest, kuidas need tegelikult juhtusid. Kohalik kultuur kohanes loovalt ja mõnikord üllatavalt. Number 37. Tšernobõli. Viin on radioaktiivne. Jah, Tšernobõlil on oma viinabränd. See oli eksperimentaalne pudel, mille lõid Briti ja Ukraina teadlased, kasutades saastunud aladel kasvatatud teravilja ning mille nimeks pandi Atomic. Seda testiti kiirguse suhtes ja see oli täiesti ohutu. Otsustati, et viina tootmine võiks olla hea viis majanduse taastamiseks inimestele, kelle elu oli pea peale pööratud. On olemas kõrgema kiirgustasemega kohad, kuid enamik piirkondi on korras. Katastroof pani proovile ka kõige kõrgemad juhid. Number 36. Gorbatšov teadis kõike ja ebaõnnestus. Kui katastroof juhtus, pidi Nõukogude Liidu president Mihhail Gorbatšov olema mees, kes viib riigi läänele lähemale. Seetõttu oli ta äärmiselt vihane, et toimus varjamine. Ta olevat karjunud mõnedele Nõukogude tuumarelvaprogrammi juhtidele. Te ütlesite meile, et kõik on täiesti ohutu. Te arvasite, et me peame teid jumalateks. Ühes teises vihases väljaütlemises ütles ta, et kogu süsteem koosnes meelitamisest, hooplemisest, petmisest, onupojapoliitikast ja teisitimõtlejate tagakiusamisest. Isegi kõige võimsam mees Nõukogude Liidus hoiti teadmatuses. Surve all tehtud otsused paljastasid asjaosaliste tõelise olemuse.
number 35. Valeri Lagassov oli täiesti isetu kangelane. Valeri Lagassov oli üks meestest, kellele anti ülesandeks Tšernobõli katastroofi ohjeldamine. Meedias nähakse teda salvestamas tunnistust sellest, mis oli valesti läinud ja kui ta oli lõpetanud, haaras ta köie. See on tõsi, stress mõjus talle rängalt. Samuti on tõsi, et ta oli juba kiirgusest haige. Tema juuksed langesid välja ja nahk oli muutunud pronksikarva. Seda nimetatakse kiirguspruunistuseks. Kui ta ei olnud isetu kangelane. Ta oli oma kasupüüdlik, püüdes tõusta Nõukogude Liidu teaduseliidi ridades. Ta korraldas regulaarselt oma ilusas majas koosviibimisi, et poliitikutega suhteid luua. Samas oli tal piisavalt julgust kirjutada. Tšernobõli katastroof on apoteoos. Kogu selle väärjuhtimise tipp, mida meie riigis on aastakümneid viljeletud. Katastroofi likvideerimisega tegelenud inimesed polnud alati need, keda võiks arvata. Number 34. Ainult mehed töötasid koristustöödel ja haiglates. Sageli arvatakse, et katastroofiga tegelesid ainult mehed. See on vale. Ole täpselt teada, mida nad tegid, kuid andmed näitavad, et 237 patsiendist, kes viidi 6. haiglasse ägeda kiiritusega, olid 2 naised ning nende tervist ja heaolu mõjutas see erinevalt. Number 33. Likvideerijad jäid ellu ilma terviseprobleemideta. Umbes 600 000 likvideerijat toodi sisse, et vähendada radioaktiivset saastet. Paljud neist olid uued ajateenijad. Keskmiselt said nad 120 korda suurema aastase kiirgusdoosi, kui peetakse ohutuks. Mida sa ei kuule, on see, et neil esines rohkem leukeemiat, kilpnäärmevähki, katarakti ja südame-veresoonkonna probleeme. Arvatakse, et 13% teatas närvisüsteemi probleemidest kogu selle stressi tõttu. Uuringud on näidanud, et paljud neist ei paranenud kunagi eluaegsete stressihäirete ja rohke viina tarvitamise tõttu. Elanikud kogesid seda sündmust. See sõltus sellest, kui lähedal nad olid. Number 32. Kõik läheduses elanud inimesed said kiiritushaiguse. Prõpjati elanik Paša Kondratjev ütles, et katastroofiööl läksid tema, ta naine ja nende väikesed tütred sillale vaatama, mis elektrijaamas toimub. Tema tütar Tatjana haigestus astmasse, mis viis ta 7 aastat hiljem surma. Kas kiirgus oli osaliselt süüdi? Raske öelda. See ongi Tšernobõli puhul nii. Keegi ei suuda kokku leppida. Mõned tolle levinud lood olid tõest veelgi äärmuslikumad. Number 31. Nõukogude valitsus hukkas teisitimõtlejad. Üks suurimaid müüte puudutab Nõukogude valitsuse poolt inimeste hukkamist sõnavõtmise eest. Need polnud Jossif Stalini ajad. Kedagi ei lastud maha ega visatud helikopteritest välja käske täitmata jätmise eest. Kohtuta hukkamiste päevad olid lõppenud aastakümneid varem. Mitte iga õnnetus polnud põhjustatud kiirgusest. Number 30. Helikopter kukkus alla kiirguse tõttu. Seriaalis Tšernobõl lendab helikopter reaktori kohal ja meile kõigile jääb mulje, et kiirgus paneb selle kuidagi taevast alla kukkuma. Kiirgus ei tee seda, mitte siis, mitte kunagi. Tegelikus elus kukkus helikopter alla, sest selle laba tabas kraanast rippuvat ketti. Elu väljaspool reaktorit jätkus vähemalt mõnda aega. Number 29. Prõpjati linnas valitses kohe kaos. Prõpjat ei olnud sõjatsoon, ei olnud häireid ega paanikat. Evakuatsioonini jõuti alles 36 tundi pärast reaktori plahvatust. Enamik inimesi jätkas oma igapäevatoimetusi. Käidi kalal, mängiti jalgpalli, pesti aluspesu ja vaadati telerist Nõukogude CB-oopereid. Kuulujutud kahjust levisid kiiresti, mõnikord kummalisel moel. Number 28. Kiiritushaigus on nakkav. Jällegi, tänu telesaadetele ja internetile arvavad paljud inimesed, et kiiritushaigust võib saada nende käest, kes on juba haiglasse sattunud. See ei ole tõsi. Materjalid võivad olla saastunud, kuid inimesed ise ei ole. Sa võiksid turvaliselt kallistada sureva tuletõrjujat isegi siis, kui tema nahk koorub, ilma et sa ise kiiritushaigust saaksid. Kiirguse mõju avaldus aja jooksul ja kõik ei reageerinud sellele ühtemoodi. Number 27. Kiiritushaigus on kiire ja lihtne. See ei ole nii. See on jõhker, piinarikas ja üsna nagu õudusfilm. Ühe mehe nägu kukkus kiirguse tõttu peaaegu ära. Ta muutus peaaegu paljaks kolbaks. Tema nahk libises ka kätelt ja jalgadelt maha. Füüsilised kahjustused võisid olla väga tõsised, palju hullemad kui enamik ette kujutas. Number 26. Kiirguspõletused mõjuvad nagu tulepõletused. Kui nahk ja liha hakkavad maha kooruma, nimetavad arstid seda raskeks niiskeks deskvamatsiooniks. Äärmuslikel juhtudel põhjustab kudede nekroosi. See kahjustab rakkude sees olevat DNA-d, käivitades rakusurma. Keha ei suuda enam ennast parandada, veresooned varisevad kokku, nahk laguneb ja kahjustused levivad sügavamale lihastesse. Teisisõnu, see on hullem, kui sa ette kujutad. Koju naasmine võis tunduda nagu unistus. Number 25. Elanikud ei saanud kunagi koju tagasi pöörduda.
Neil lubati mõne kuu pärast koju tagasi pöörduda. Reeglid olid, et nad ei tohtinud tagasi võtta midagi suurt, mis võiks tormu koguda, nagu lauad või toolid. Ka laste mänguasju ei tohtinud kaasa võtta, isegi telerid olid keelatud. Isegi tuttavates kohtades olid asjad ootamatult muutunud. Number 24 Prõpjatist sai hetkega tüher maa. Tagasi pöördunud elanikud leidsid palju hapupiima. Elektrit polnud muidugi juba ammu olnud. Natalja Otšenko tegi fotosid. Mõned inimesed võtsid kaasa väärtuslikke esemeid nagu ehteid või antikesemeid. Teised võtsid kaasa lauanõusid või oma lemmik lambanahkseid jopesid. Neil oli vaid 4 tundi, et oma asjad kokku pakkida, siis tuli tagasi bussi minna. Kui neil oli liiga palju asju, öeldi neile, et nad ei tohi neid kaasa võtta. Igapäevaelu ja rutiinid allusid äkitselt uutele reeglitele ja kontrollile. Number 23. Pärast evakueerimist kontrollisid nõukogude võimud kõike rangelt. Raamatus Kesköö Tšornobõlis öeldakse, et inimesed üritasid keelatud esemeid linnast välja smugeldada altkäemaksu makstes. Me ei tea, kas see neil õnnestus, kuid mõnes komisjonipoes oli äkitselt palju rohkem kaupa. Raha oli vähem, kuid evakueerituid ei jäetud täiesti hätta. Nõukogude valitsus maksis leibkonnajuhtidele umbes 4000 rubla kompensatsiooni, lisaks veel iga pereliikme eest. Tollal maksis korralik lada umbes 7000–8000 rubla. Kokku hinnati annetusi üle kogu riigi umbes 500 miljonile rublale. Evakueeritute elu muutus drastiliselt. Number 22. Evakueerituid jäeti täiesti hätta. Levinud arvamus on, et Prõpjati inimesi ignoreeriti. See ei ole tõsi. Nii ja naa. Valitsus hakkas paljudele neist maju ehitama. Umbes 62 miili kaugusel Tšornobõlist ehitati 150 maja. Kokku ehitati 11 501 pereelamut ning veel 13 000 korterit Kiievis ja teistes linnades. Välisvaatlejad panid tähele nii pingutusi kui ka raskusi. Number 21. Läänes kritiseeriti NSV Liitu ainult. Kõik läänes polnud antisovetlik. Lääs kiitis inimesi, kes ehitasid sarkofaagi, massiivse kaitsekilbi reaktori ümber. Ehitajad külastasid Ameerika Ühendriike ja Suurbritanniat kui kangelased. 90 000 inimest ehitasid selle 206 päevaga. See polnud ainult inseneritehniline saavutus, vaid ka suur risk nende elule. Nii et isegi kui külm sõda jätkus, said nad läänest austust ning katastroofi rahalised ja poliitilised kulud kasvasid kiiresti. Number 20. Tšornobõl üksi viis Nõukogude Liidu pankrotti. Hinnangud erinevad, kuid katastroof võis maksta $128 miljardit ajal, mil raha oli vähe. Levisid kuulujutud, et CIA põhjustas selle õnnetuse ja kui see oleks nii olnud, oleks see kindlasti aidanud Nõukogude Liidu 5 aastat hiljem kokku kukutada. Aga ei, CIA-l polnud sellega mingit pistmist. Ja kõige ohtlikumast kohast sai mõnede suurimate müütide keskpunkt. Number 19. Elevandijalg tapab hetkega sekundite jooksul. Räägiti, et kõige radioaktiivsem koht maa peal oli Tšornobõli elevandijalg. Jalg oli segu sulanud tuumakütusest, betoonist, liivast ja terasest, mis plahvatusajal kokku sulasid. Kuldus oli, et kui sa seisid selle kõrval 30 sekundit, kannataksid sa kindla piinarikka surma. 1986 aastal oli kiirgus nii tugev, et mõni minut võis olla surmav. 30 sekundit. See poleks olnud ohutu, aga sa oleksid ellu jäänud. Veel 2016 aastal võis mitu tundi selle läheduses viibimine anda surmava kiirgusdoosi ning stereotüüpe liialdati sageli samuti. Number 18. Nõukogude ametnikud jõid pidevalt viina. Levinud eksiarvamus on, et 80ndate Nõukogude inimesed jõid kogu aeg viina, sealhulgas Tšornobõli kõrgem juhtkond. See on isegi kujutatud Tšornobõli telesarjas, kui Uljana Komajuk astub valitsusametnikule vastu ja loomulikult on tal käes viinaklaas. Ainult et viina niimoodi avalikult joomine poleks tegelikult juhtunud. Valitsus viis läbi oma alkoholivastast kampaaniat. See töötas ka. Suremus vähenes märkimisväärselt ja eluiga pikenes. On väga ebatõenäoline, et ametnik oleks tööajal avalikult joonud. Lühidalt öeldes oli tööl purjus olemine lääne stereotüüp. Isegi meditsiinil olid piirid selles, millega tuli silmitsi seista. Number 17. Meditsiiniline abi päästis enamiku ohvritest. Patsiendid olid juba liiga kaugele jõudnud. 13 luu üdi siirdamise saanud inimesest jäi ellu vaid 2, kes said oma loo rääkida. Tuumaplahvatuse puhul tahaks ju, et teised riigid teaksid ohtudest, eks? TV liikus aeglaselt, jättes arusaamises lüngad. Number 16. NSV teavitas maailma kohe. Nõukogude valitsus hoidis katastroofis saladuses. Just Rootsi oli see, kes andis ülejäänud maailmale häire. NSV vaikis endiselt, kui Rootsi Forsmarki tuumaelektrijaama kiirgusdetektorid hakkasid näitama ebanormaalseid tasemeid. Hoolimata kokkupuutest ei kannatanud kõik samade tagajärgede all. Number 15. Kõik, kes puutusid kokku, surid kiiresti. See ei vastanud tõele. Mõned kõige rohkem kiirgust saanud inimesed elasid pika elu.
Boris Stoljašuk, tol ööl valves olnud vanem juhtinsener, jäi ellu. Teised selles ruumis ei jäänud. Stoljašuk sai raske kiiritussündroomi, kuid 2018. aastal töötas ta endiselt tuumaenergeetikas. Isegi need, kes vastutasid, elasid edasi, kuigi nende elu muutus. Number 14. Kõik ametnikud surid kiirituse tagajärjel. Boris Šerpina juhtis komisjoni, mis uuris õnnetust. Pärast Tšernobõli polnud ta enam kunagi endine. Tal oli elu jooksul mitu infarkti ja pärast Tšernobõli oli ta murtud mees. Ta suri 1990 aastal 70-aastaselt. Aga kas ta suri kiirituse tõttu? Seda on võimatu öelda. Ta suri vähki, millel võib muidugi olla palju põhjuseid, aga kui see oli kiiritusest, poleks keegi seda teadnud. Nõukogude Liidu tervishoiuministeerium allkirjastas 1988 salajase määruse, mille kohaselt võis piiratud juhtudel kiiritust surmapõhjusena kirja panna. Paljud inimesed elasid kauem, kui müüdid väidavad. Number 13. Tšernobõli babuškad suri kiiresti kiirituse tõttu. Vanemad venelased olid üle elanud näljahädad, sõjad ja veresaunad. Natuke kiiritust ei pidurdanud neid. Samoslid ehk omal käel sinna elama asunud inimesed, kellest paljud olid naised ja keda kutsuti Tšernobõli babuškadeks, said keelutsoonis hästi hakkama. Nende jaoks oleks lahkumine olnud ohtlikum, sest see oleks toonud kaasa palju stressi. Üks neist ütles, kui lahkud, siis sured. Need, kes lahkusid, on nüüd halvemas seisus. Nad kõik surevad kurbusest. 1987 aastal oli omal käel sinna elama asunuid umbes 1200. 2021 aastaks oli neid alles 110. Ei, mitte ohu tõttu. Nad olid kõik vanadusse surnud. 2021 aastal oli keskmine vanus 70–80 aastat. Elanikke hirmutas sageli hoopis midagi muud, kui väljastpoolt arvati. Number 12. Kiirgus oli elanike suurim hirm. Ühelt asukalt küsiti, mis teda kõige rohkem hirmutas. Mis sa arvad, mida ta vastas? Kiirgus, vargad, hulkuvad sõdurid. Ei, ta ütles, maod ja hundid. Ärevusel ja hirmul oli oma püsiv mõju. Number 11. Kiirgus oli peamine pikaajaline probleem. Inimesed kartsid kiirgust ja mutantlapsi nii väga, et nende ärevustase tõusis lakke. See hirm oli omamoodi radiofoobia ja see tekitas inimeste stressi. Andmed näitasid, et evakueeritute sigarettide ja alkoholi tarbimine kasvas koguni 40%. See oli kooskõlas depressiooni, PTSD ja ärevuse kasvuga. Radioaktiivne saaste mõjutas piirkondi, mis asusid jaamast kaugel, kuigi mitte alati nii, nagu ette kujutati. Number 10. Radioaktiivne saaste muutis Lääne-Euroopa ohtlikuks. Walesi lambad sõid rohtumaal, mida olid kastnud radioaktiivsed pilved. Nagu kõik teisedki, ei teadnud ka waleslased pärast katastroofi, kui palju see neid mõjutada võib. Kõik olid hirmul. Lõpuks mõjutas see nende rahakoti rohkem kui tervist. Põllumehed ei saanud oma lamba ega veiseliha turul müüa. 344 Walesi farmile kehtestati piirangud. 40 nahelane loom müüdi turul äkitselt vaid 10–12 naela eest. Aga tegelikult ei olnud need lambad ega nende liha inimestele ohtlikud. Teated mutatsioonidest olid sageli liialdatud või valesti mõistetud. Number 9. Mutantseid loomi ilmus üle Euroopa. Ühe põllumehe sõnul sündis tavapärasest rohkem ebanormaalseid tallesid. Ta võis siiski olla paranoiline. Ühtegi uuringut, mis kinnitaks tema väiteid, ei ole olemas. Inimeste reaktsioonid varieerusid ettevaatlikkusest äärmuslikkuseni. Number 8. Inimesed reageerisid katastroofile ratsionaalselt. Tol ajal valitses kogu maailmas tohutu paranoialaine. Paljudes kohtades lõpetasid inimesed piima joomise. Vanemad kallasid selle kraanikausist alla, justkui lehmad oleksid hakanud pimedas helendama. Mõnes riigis jäid turul köögiviljad müümata. Lastele öeldi, et nad ei tohi murul istuda ega liivakastis mängida, sest vihm võis olla neile radioaktiivset sadet toonud. See oli vana hea hirm ja valeinfo, mida ei levitanud sotsiaalmeedia, vaid kollane ajakirjandus ja kuulujutud. Mõned tööd tehases olid füüsiliselt rasked, kuid mitte nii, nagu kuulujutud väitsid. 7. punkt. Tšernobõli kaevurid töötasid alasti. Kaevurid pidid kaevama augu reaktori aluse alla, et peatada kogu kiirgusega külastunud laava jõudmine põhjaveeni ja potentsiaalselt poole Euroopa hukkumine. Ja nad higistasid palju ning võtsid mõned riideesemed seljast, kuid nad ei olnud kunagi täiesti alasti. Igatahes, laava ei jõudnudki nii kaugele, nii et nende töö polnud isegi vajalik. See polnud ainult ühe inimese tegevus, mis põhjustas katastroofi. 6. punkt. Mõned ebakompetentsed operaatorid põhjustasid katastroofi. Tegelikult see ei vasta tõele. Inimesed Nõukogude tuumaenergiasüsteemis teadsid juba, et ohud on olemas. Ohutusprotseduure eirati mõnikord, kuid sügavam probleem oli reaktoris endas ja kogu süsteemi juhtimisviisis. Reaktori konstruktsioonil olid tõsised vead. Hoiatusi oli eiratud, kuid salatsemiskultuur tähendas, et probleemidest ei räägitud avalikult. Teisisõnu, katastroof ei olnud ainult mõne juhtimisruumis olnud mehe süü. See oli kogu süsteemi tulemus.
mõned lood keskendusid kõige isiklikumatele tragöödiatele, kuid need polnud alati täpsed. 5. lugu. Beebi imas kiirgust endasse, et päästa oma ema. Tuletõrjuja Vassili Ignatenko suri ühel kõige hirmsamal moel, mida võib ette kujutada, kuid tema naine Ljudmilla oli tol ajal rase. Kas ta seadis oma sündimata lapse ohtu, olles oma laguneva abikaasa läheduses? Tema laps suri kaasasündinud südamerikete ja maksatsirroosi tõttu mõni tund pärast sündi. Levisid kuulujutud, et ta sai Vassililt kiiritusmürgistuse. See ei vasta üldse tõele. Vassili ei olnud haiglas radioaktiivne. Ljudmilla võis mingil muul ajal kiirgusele lähedale sattuda ja pole võimalik, et loode suudaks oma ema päästa tahtmatu eneseohverdusega. Tuletõrjujad seisid silmitsi kujuteldamatute olukordadega, mis panid proovile nii julguse kui ka reeglid. 4. Tuletõrjujatel polnud ohust aimugi. Nad polnud nii teadmatuses, nagu te ehk kuulnud olete. Üks neist, Anatoli Zaharov, ütles oma töökaaslasele, siin peab olema uskumatult palju kiirgust. Meil peab, kui me hommikuks veel elus oleme. Siiski ei teadnud nad, et reaktor põleb. Nad arvasid, et tegemist on tavalise tulekahjuga. Mõned tegid vea ja läksid katusele, et voolikuga reaktorile vett peale valada ning said nii palju kiiritada, et ühe mehe silmad muutusid haiglas pruunist siniseks. Teisel tekkisid kiirituspõletused, mis moodustasid villid tema südamele. Kuid erinevalt levinud arvamusest teadsid nad ohtu. Zaharov ütles, muidugi me teadsime. Kui me oleksime järgitud eeskirju, oleks me kunagi reaktori lähedale läinud, aga see oli moraalne kohustus, meie ülesanne. Me olime nagu kamikaased. Mõned tagajärjed ilmesid kohe, teised arenesid aja jooksul. 3. Kiirituspõletused tekivad koheselt kokkupuutel. Aleksandr Jevtšenko oli mees, kes hoidis ust oma 3 kolleegile, kes tegid saatusliku vea ja sisenesid reaktori saali. Kuid Jevtšenko ei saanud kohe põletushaavu. Kiirgus ei ole nagu tuli. Pärast esmast oksendamist langesid tal juuksed välja, nahale tekkisid inetud villid, kõik valutas, siis hakkas ta nahk mustaks muutuma. Ta ütles, et tundis end nagu koletis. Õnneks võttis tema keha naha siirdamise vastu. Vereülekanded ja veresoonte siirdamised tegid ülejäänu. Kui teised mehed surid, jäi tema ellu ja ta ei teadnud miks. Nad jäi pimedaks, siis nakatus nende veri, kehaosad kukkusid ära ja nende voodi jäi tühjaks. See on asi, millest tavaliselt aru ei saada. Igaüks reageerib erinevalt ja mõne jaoks ei suuda keha seda taluda nii hästi kui teised. Reaktsioonid kokkupuutel olid väga erinevad ning tagajärjed mõjutasid elusid ootamatutel viisidel. Teiseks, ellujäänud jäid radioaktiivseks ohuks. Paranoia pandeemia tõttu, kui Aleksandr Jevtšenko oli piisavalt paranenud, et elada normaalset elu, nägid inimesed teda tänaval ja läksid teisele poole teed. Nad arvasid, et ta on radioaktiivne. Nagu Jaapani tuumapommi ellujäänutega suhtuti Tšernobõli ohvritesse nagu katkuhaigetesse. Aleksandrile anti vaprusemedaleid, kuid teda koheldi nagu koletist. Ta ütles, et radiokartus tegi tema elu väga raskeks. Isegi need, kes olid eesliinil, polnud alati sellises olukorras, nagu neid kujutati. Esiteks, sukeldujad ohverdasid end ja surid kohe. Aleksei Anonenko, Valeri Bespilov ja Boris Baranov. Need olid mehed, kes pidid minema missioonile, kust nad teadsid, et nad ei pruugi tagasi tulla. Nad pidid läbi vee sumpama, mida nad pidasid väga saastatuks ja avama ventiilid, et ära hoida uut plahvatust. Kuid on ka mõningaid valesid. Nad ei pakkunud end vapralt vabatahtlikuks. Neile anti käsk oma tööd teha. See oli nende vahetus. Ei mingit raamat, ei vaidlusi ja selgus, et nende missioon polnudki nii ohtlik, kui alguses arvati. Miljonid surnud üle Euroopa. Ei, isegi kui oleks toimunud veel üks plahvatus, oleks Ukrainas ja Valgevenes võib-olla olnud veel mõnikümmend surmajuhtumit. Aga see poleks maailma muutnud. Ja nad ei surnud kõik kohe pärast seda. Boris Baranov suri südameinfarkti tagajärjel aastal 2005, kuid teised on tänaseni elus. Redditis liigub kuulujutt, et Anonenko kortermaja tabas sõja ajal Vene Shahed-droon. Me ei saa seda kinnitada, kuid ta kolis kindlasti Kiievist ära, sest seal oli ohtlik. Nad olid tõesti põrgulikul missioonil, mis oleks võinud igal hetkel katastroofiga lõppeda. Vaata Tšernobõli enesetapurühma. 3 meest, kes hoidsid ära veelgi hullema tuumakatastroofi ja saa teada, kuidas nad veel suurema õnnetuse peatasid. Või klõpsa hoopis sellele videole.